Järgmisena vaatame menüüd rajad. Siit saate ära vaadata oma autojuhi päevased teekonnad ja millega ta täpsemalt on tegelenud. Meie valime kaubiku, värvuse teekondade järgi, joone laiuseks 3 pikslit. Järgmiselt ribalt saate siis teha aktiivseks ikoonid, mida te soovite kaardil näha. Meie soovime näha näiteks kiiruse ületamisi, tankimisi ja parkimisi ning samuti soovime, et meil tehakse loend, millises järjekorras on parkimised toimunud. Siit saate teha siis kiirvaliku, täna, eile, nädal, kuu ja allpool on siis kalendrivaade. Meid huvitab üks konkreetne reedene päev, et soovime teada, millega meie kuller siis täpsemalt päeva jooksul tegeles. Vajutades kuvarada näidatakse kogu päevane teekond ja kõik tingmärgid, mida me siin aktiivseks tegime, kuvatakse ka kaardil. Et vaatame siis täpsemalt, millises järjekorras on ta kliente teenindanud. Nagu näha, siin on 6, 5, 7, 8 ja soovime näha, mis kell ta jõudis 6. kliendi juurde. Nagu näha, siis 12.03 on kohale jõutud ja kliendi juures on oldud 6 minutit ja 27 sekundit. 5. kliendi juures on oldud 5 minutit. Silma hakkas ka siin üks tankimine. Zoomime sinna rohkem sisse. Mis tanklas on teist täpsemalt kütust võetud. Nagu näha, see on Neste tanklas. Liigume hiirega peale ja näeme, et on tangitud 37 liitrit ja samas kohas on ka pargitud 22 minutit. Nägin, et siin oli ka üks kiiruse ületamine. Vaatame ka selle üle. Kiiruse piirang on olnud 50 km tunnis ja ületatud on siis seda 11 km tunnis. Ja siin me näeme siis ära kaubiku kõik sõidud. Iga sõit on tehtud eri värviga. Et roheline näitab ära, et esimene sõit on toimunud siis Lasnamäelt Tänassilma. Ja teine sõit on toimunud siis Tänassilmast kuni esimese parkimise ja tankimiseni, mis meil siin oli. Kui me soovime detailsemalt maha mängida kogu päeva sündmusi, siis siin on mänginupp. Kindlasti soovitan maha võtta siit tsentraliseerimise, mis siis üritab pidevalt hoida üksust kaardi tsentris. Ja mahamängimiskiiruseks soovitan valida 25-kordse mahamängimiskiiruse. Siit te näete siis sisuliselt sama vaadet, mida nägi autojuht oma auto aknast. Ja all on siis andurite väärtused süüde sees, mootor sees, mis tal akupinge oli, mootori pöörded, kütuse tase ja siis keskmine kütusekulu. Paneme selle siit kinni. Näitan siis lõpetuseks ära ka sellise vähe teada tuntud nipi, kuidas kiiresti valida kuupäevi. Teete aktiivseks näiteks 10. ja saate ka hiire rullikuga üles või siis alla kerides kiiresti kalendrist teha endale sobiliku valiku. Siis olete kuupäeva peal, kuu peal või näiteks aasta peal. Saate kiiresti ka aastat valida. Hästi mugav on ka kellaaega valida. Rullikuga üles alla. Ja teil on valitud siis kuupäeva alates kuni. Meeldivat kasutamist!